Eestis on üle 1000 inimese, kes elavad siirdatud neeruga või peavad elus püsimiseks käima pidevalt dialüüsis. Arstid hoiatavad, et neeruhaigustesse haigestumine on tõusutrendis ning see on muutumas elustiili haiguseks. Neeruhaigused on salakavalad, sest ei anna endast märku enne, kui olukord on juba väga halb. Marja-Liisa on 34-aastane noor naine, kellele on siirdatud neer ja pankreas. Kõige parem on alati siirdada alakõhtu, sest siin on hästi palju veresooni. Mul neer on ilusti siin vasakul pool, pankreas on siin paremal pool ja lahti olen ka lõigatud siis põhimõtteliselt ülevalt all. Siirdamisel mitte midagi välja ei võeta. Ehk mul on 3 neeru ja 2 pankreast. Kuhu need kõik ära mahu, et miks need mittetöötavaid välja ei võeta siis? Sest keha jaoks on šokk iga asja eemaldamine. Marja-Liisa jagab oma lugu, sest usub, et kui tema oleks õigel ajal osanud endal neeruhaigust kahtlustada, poleks ta praegu nii keerulises olukorras. Probleemid algasid, kui ta oli 26-aastane. Esimesena oli mul vererõhk läks kõrgeks. Loomulikult pöördusin perearsti poole. Perearst kirjutas mulle vererõhuravimid. Mõnda aega need siis toimisid. Enesetunne oli okei, kuni ma läksin täiesti üle kere paiste. Läksin EMO-sse, pandi mulle tilguti ja suunati töötervise arsti juurde. Ja kõigi nende 4-5 arsti juures käimine, kui pikk aeg see oli siis, kuni jõuti diagnoosini? 1,5 aastat, mis on neeru tervise juures ikkagi väga pikk aeg. Ja mis see nefroloog siis ütles, et mis seisus need neerud siis selleks hetkeks olid? Ta ütles, et neerud on kehvad. Dialüüsiravi ma veel ei vajanud. Ma sain endale ravimid ja need aitasid. Mul kadusid tursed ja paistatus kadus ära. Ehk mul oli justkui tunne, et ma olen terve ja ma olen korras. Seega ma ei läinud arsti juurde 1,5 kuud hiljem või 2 kuud hiljem tagasi. Poole aasta pärast olid aga paistetused ja tohutu väsimus tagasi. Et sa katsud oma nahka ja see lihtsalt vetrub sulle, sa tunned, et seal on nagu vesi all. Et see oli päris hirmutav. Neerudel, mida on inimesel 2, on täita ülioluline funktsioon. Nad viivad organismist välja ainevahetuse jääkained ja liigse vedeliku, aitavad kontrollida vererõhku ja toota punaseid vereliblesid. Kui neerud korralikult ei tööta, hakkavad mürgised ained kehas kuhjuma, kuni olukord muutub eluohtlikuks. Marja-Liisa pöördus hädas uuesti arsti poole ja sai mõne aja pärast arstilt elu muutva telefonikõne. Me peame hakkama mõtlema, millist dialüüsi sa tahad. Ma mäletan, ma sain selle kõne, sain tööl, istun laua taga, arvutiekraan ees, kolleegid on ümber ja arst lihtsalt räägib ja ma mäletan, ma lihtsalt hakkasin nutma ja siis ma lihtsalt kõndisin kontorist välja, sest et kui keegi ütleb, et nüüd sa pead valima, et mida sa oma elu päästmiseks nüüd teed, siis see on lihtsalt maailma lõpp nii-öelda. Et siis ma võtsin seda juba ikkagi väga tõsiselt. Marja-Liisa raviarsti doktor Liljentali sõnul on neeruhaigused kahjuks järjest tõusev trend Euroopas ning arsti juurde jõutakse sageli liiga hilja. Neeruhaigus on hästi salakaval haigus, et ta ei anna mitte kuidagi märku, et meil on tegelikult mitmeid noori patsiente, kes jõuavad esimest korda erakorralise dialüüsini, kus tema neerunäitajad on mitte 10 kordi, vaid rohkem kordi tõusnud ja patsiendi ainukeseks kaebuseks on, et väsinud ma olin rohkem. Kui oma neerud ei tööta enam korralikult, tuleb hakata käima dialüüsis, kus spetsiaalne masin teeb neerude asemel töö ise ära, ehk inimese veri puhastatakse jääkainetest ja liigsest vedelikust. Ühte soont pidi läheb veri siia filtrisse ja teist pidi läheb siis patsiendi vereringesse see veri tagasi.
ja seda protseduuri tuleb patsiendil teha siis 3-4 korda nädalas ja võtab see umbes 4-5 tundi aega, et terve tööpäeva. Doktor Lilienthali sõnul pole inimesed sageli kursis ka neere kahjustavatest teguritest. No kõige sagedasemad põhjused ongi mitte neeru enda haigused, vaid ongi just suhkruhaigus, kõrge vererõhuhaigus ja ka kroonilised neeruvaagna põletikud. Euroopas tegelikult igal inimesel 10 on mingi staadiumis krooniline neeruhaigus, et tegelikult on see neeruhaigus suur probleem. Kõrgvererõhk ikkagi, et kui suur probleem see siis on? Ütleme, et maailmas on kroonilise neeruhaigusega patsientide hulgas kuskil 38% on diabeedipatsiente ja kõrge vererõhuga patsiente on 28-30% juba. Tegelikult on see väga suur probleem. Samuti mõjuvad neerudele doktori sõnul laastavalt käsimüügi valuvaigistite, eriti ibuprofeeni liigtarbimine. Ja on veel üks uus ohtlik trend, mis puudutab eriti noori. Doktor Lilienthali sõnul satuvad neile haiglasse noored vanuses 18-35, kes on kokku kukkunud peale tugevat lihastreeningut, mille kõrvale nad tarbivad erinevaid valgupreparaate. Ütleme, et kui tahetakse ennast väga kiiresti vorme ajada ja organismis tõuseb sellise aine nagu müoglobiini kontsentratsioon ja see tegelikult põhjustab seda, et neerufunktsioon järsult langeb. Ja teine trend on valgu tarbimine, et kui on mingi soodumus neeru kahjustuse tekkeks, siis valgupreparaadid lisada liigses annuses, siis tekib neerukahjustus. Jõusaali treeneri Rasmus Ufs Tõnissoni sõnul jälgivad noored, kuidas sotsiaalmeedia staarid üleöö musklisse lähevad ning sealt saadud mõjutuse ajal sirutub nendegi käsi üha kergemini lisaks valgupulbritele ka keelatud ainete poole. Aga mis need keelatud ained on? Anaboolsed steroidid, erinevad kasvuhormoonid, kõik, mis panevad siis musklit kasvatama, et muskel küll kasvab, aga selle mõju elunditele, selle peale ei mõelda. Näete, et noored neid tarbivad? Pigem küll, et nad ei julge tunnistada, aga kui poiss paari kuuga järsku läheb megalihastesse, siis tekivad küsimused, et kuidas see toimis. Aga kuidas nad neid kätte saavad siis? Ei ole tegelikult raske. On võimalik internetist tellida pakiga endale või siis lähed jõusaalis, otsid kõige suurema venna üles ja küsid, et kuule, äkki tead kedagi. Marja-Liisa hoiatab, et ei tasu noore ja uljana oma tervist ohtu seada, sest kui neerud on juba läbi, siis elu muutub kardinaalselt ja tagasiteed enam pole. Kogu Euroopas, sealhulgas Eestis, on neeruhaigustesse haigestumine tõusutrendis. Tegemist on salakavala haigusega, mis ei anna endast pikka aega üldse märku ning diabeedi kõrval on sageli elustiilist tingitud kõrgvererõhu tõbi üks sagedasematest põhjustest, mis rikub neerud. Eestis on hetkel töötava neerusiirikuga inimesi ligi 600 ja dialüüsiravil on 458 inimest. Ka Marja-Liisa käis 1,5 aastat dialüüsis ja jõudis seejärel 2022. aastal organi siirdamiseni. Aga millegipärast sa käid jälle dialüüsis, kuigi on ju sellest siirdamisest päris vähe aega möödas. Miks? Sellepärast, et mul oli neeru äratõuge. See oli aasta 2023, üldsegi mitte palju pärast siirdamist. Hakkasid mul jälle tursad, ma läksin paiste ja see oli samasugune šokk nagu siis, kui ma esimest korda sain teada, et nüüd sa oled dialüüsi pead valima. Nüüd käib ta 3 korda nädalas PERHis dialüüsis ning kuna veresooned ei peaks sellist pidevat nõelaga torkimist vastu, on talle naha alla paigutatud kunsttoru. Kui nõelad pannaksegi, siis üks põhimõtteliselt ühel pool, mis võtab vere välja, teine toru on teisel pool, mis toob selle masinas sisse tagasi, et niimoodi ta seal masinas ringleb. See masin ongi siis nagu minul neerude eest. Kui sa nüüd ei käiks dialüüsis mõned korrad, jätaksid vahele, ma ei viitsi, mis siis saaks? Ma arvan, et 2 nädalaga ma sureks ära. Jah. Nädala aega ma jääks väga haigeks.
ja 2 nädala pärast mind enam ei oleks. Just. Aga miks tal siis eelmine neer, mis talle siirdati, juba on nii-öelda üles öelnud? Temal oli kaasuvalt erinevaid äratõukeid, põletikke, et kõik see viis selleni. Et tegemist on nii noore inimesega, et kui te ütlete, ja tegelikult noorel inimesel ongi see, et noorel inimesel on ka see immuunsüsteem erksam, ütleme, et need äratõuked ongi tihtipeale noorematel inimestel on rohkem kui vanematel inimestel. Marja-Liisa on uuesti neeru siirdamise ootelehel, kokku on seal hetkel 45 inimest. Eestis on aga ka inimesi, kellel on juba 3 korda neer siirdatud. Nende seas ka Jaanika, kes sai esimese neeru juba 21-aastasena oma tädipojalt. Mis seal põhjustas siis? No tegelikult minul puhul on siis isalt päritud diabeet. Meil on see suguvõsas sees. Meditsiinikoolis õppinud Jaanika oli selleks ajaks olukorras, kus ta voodist enam välja ei jaksanud tulla. Kahjuks pidas siirdatud neer vastu ainult 3 aastat ja seisund läks kiiresti jälle halvaks. Kui ta on täiesti nii, et oma neerud üldse ei tööta või siis see siirdatud neer ka enam ei tööta, siis see tähendabki seda, et sa ei käi üldse pissil. Kõik vedelik jääb sisse? Kõik, absoluutselt kõik. Ja siis pundud lihtsalt? No selleks ongi dialüüs. Järgmise neeru sai Jaanika anonüümselt nii-öelda ajusurmas patsiendilt ja see pidas vastu 10 aastat, millele järgnes 9 aastat dialüüsis käimist, mida naine meenutadagi ei taha. Dialüüsaeg laastab seda organismi ikka väga palju. No ma ikka mitu korda mõtlesin, et tahaks ära surra. Aga sa pead kuidagi ellu jääma. Ega seal varianti pole. Tegelikult me ei tea kunagi, millal me ise või keegi meie lähedastest võib sattuda olukorda, kus on vaja elundi siirdamist. Ja ainsaks lootuseks on, et kusagilt leitakse see õige organ. See paneb tegelikult mõtlema. Terviseportaali sisenedes on vaja teha ainult 2 linnukest õigetesse lahtritesse, et kui minu endaga peaks näiteks midagi juhtuma ja minu elu pole enam võimalik päästa, siis ma saaksin vähemalt doonorina kinkida elu kellelegi teisele. See linnukese tegemine võib natuke olla ebausus ka kinni. Aga kuidas ma panen? Kohe midagi juhtub ju. Aga nii palju, kui mina olen enda sõpradele, perekonnale rääkinud, siis mõned, mitte kõik, aga mõned siiski on läinud ja teinud selle linnukese. Ja 3. neeru saite kellelt? Oma õelt. Ja kaua see nüüd on olnud? 3 aastat. 3. aasta nagu selles suhtes sügisel saab täis. Samas ei julge Jaanika pikki plaane elus teha, vaid on õppinud elama päev korraga. Võib-olla seda 10 aasta pärast mul seda päeva polegi enam. Ma ei tea ju seda, et selles suhtes pikki plaane ei tee kunagi. Nii Jaanika kui Marja-Liisa rääkisid oma loo selleks, et rõhutada, et nendega juhtunut on võimalik tänapäevaste meditsiiniliste vahenditega ennetada või vähemalt edasi lükata, kui inimesed oleksid vaid rohkem teadlikud ja oskaksid ka perearstilt küsida analüüse, mis näitavad neerude seisukorda. Ongi see, et õigel ajal tuleb jõuda arsti juurde, õigel ajal tuleb diagnoosida. Meditsiin õnneks areneb iga aastaga meil jõudsalt ja aina tuleb uusi kõikvõimalikke ravimeid ju peale. Praegu on tegelikult erinevaid ravimeid nii diabeedi kui kõrge vererõhuga patsientidel kasutavad, et nende ravimite lisamine säästab seda neeru ja pikendab selle neeru eluiga. Aga põhiprobleem ongi hetkel selles, et seda salakavalat haigust pole õigel ajal sümptomite puudumise tõttu kerge avastada. Kui seda kindlat vereproovi ei tee, siis tegelikult seda ei näe. Aga kui noorel inimesel ikkagi vererõhk kõrgeks läheb, siis võiks natukene vaadata, et millest? See ei ole ju tegelikult okei. Kui inimesel ei ole ülekaalu, oleks, et ma olin ülekaalus, ma ei olnud. Ma toitusin täiesti normaalselt. Et sellised märgid natukene võiks rohkem süveneda. Ka perearst? Ka perearst, jah, täpselt. Hoidke enda tervist ja usaldage ise ennast. Ning kui tunnete, et midagi on valesti, siis laske endale analüüsid teha. Sel kuul tähistatakse Euroopas, sealhulgas Eestis neerupäeva.
ja selle puhul toimub järgmisel esmaspäeval, 16. märtsil Põhja-Eesti Regionaalhaiglas teabepäev kõigile soovijatele.